ready. Attention. Ja see sõit ka läks lahti, muuseas arvutil läks hääl vahepeal natukene ära, on gripihooaeg ka, aga õnneks on ka dubleeritud see stardikäsklus kenasti meil siin suurtel ekraanidel ja hetkel on siis rajal oma esimest eelsõitu tegemas tütarlaste B-vanusrühma osalejad. Nendel on vanus siis kuni 16 ja seegi sõit on väga rahvusvaheline ja nagu ikka viimasel 3-4 aastal tegelikult Alfa võistlusest on kujunenud üks ülioluline sisesõudmise mõõduvõtt siin Baltikumis ja eriti kasutavad seda võimalust lõunanaabrid, lätlased, aga loomulikult ka leedulased, arvukad osalejad alati ka Soomest olnud ja Ida-Euroopast mitmelt poolt, nii et suurepärane võimalus siin kodukamaral rahvusvahelises võistluses mõõtu võtta ja vaatame, kuidas nüüd on läinud selle sõiduga. No kõigepealt veidi üle 250 meetri on nüüd läbitud ja Magda Burša on seda sõitu juhtimas, Läti külalisvõistleja ja võib öelda päris korraliku edumaaga juba seal lähimate jälitajate ees selline 8-10 meetrit. On Kelly Järveoja tegemas ilusat sõitu hetkel teisel positsioonil Pärnu sõudeklubi esindaja ja ega tuleb kiita ja saab kiita siin väga ka Merilin Lindret, kes on tegemas praegu väga ilusat sõitu. Võtan ette eelmise aasta finiši protokolli, vaatame, kuidas kulges, milliste aegade põhjal veel viimased finaali said. Ja siin Daniela Leiškalne, Läti esindaja, tõmbas ennast siis eelmisel aastal veel viimasena finaali 3.58,2. Tegelikult tekkis see moment, kus siis kaks võistlejad täpselt võrdse aja, aga siis tõmmati ümber 100 meetril ja selgus siis tõesti, et Daniela Leiškalne 3.58,2-ga siis finaali sai. Aga tänasest on meil uus reegel ja võistluste peakohtunik Jarek Konsaga äsja seda tutvustas, et kui varasemalt sõideti sellise surnud aja põhjal väikesel maal parem välja, siis nüüd antakse eelis esimeses sõidus sama aja sõitnud osalejale ja tema pääseb finaali. Kui peaks minema niimoodi, et seal piir on ees ja üks tuleb valida. Kui aga see aeg sõidetakse välja samas sõidus, siis visatakse lihtsalt kulli ja kirja, nii et väike liisuheitmine käib siia juurde, nii et siis on juba ka õnnemängus küsimus. Ja Delfi on ka lülitanud nüüd oma ekraanid sisse, tervitame kõiki Delfi vaatajaid. Delfi TV on eetris siit Tallinna spordihallist 25. sünnipäeva pidav rahvusvaheline sisesõitmuse võistlus Alfa on hetkel eetris ja me oleme kõigepealt jälgimas seda, mida teevad noorsõudjad. Alustasime poiste C-vanusrühmast ehk et nendel vanust kuni 14 aastat ja nüüd on võistlusveele tulnud, virtuaalsele võistlusveele tulnud siis tütarlapsed, kel vanust kuni 16 aastat. 2 eelsõitu kavas selles vanusegrupis ja 16 parimate aegade põhjal saavad siis õhtusesse programmi finaalis ja selline reegel kehtib siis siin kõikide erinevate sõitude puhul, nii et 16 on see kuldne taks ehk et need saavad siis õhtuses finaalis veele. Aga jälgides seda sõitu, no Kelly Järveoja on teinud siin ilusat sõitu nüüd distantsi teises pooles ja me näeme, et masin number 9 on liikumas siit sellest eelsõidust vääramatu võidu poole. On ligi 20 meetrit edumas siin Charlotte Pree ees ja näemegi, et Kelly Järveoja selle sõidu võidab. 1000 meetrit on distantsiks ja 3.38,1 ja loomulikult on see kõva aeg. No vaatame, eelmisel aastal oleks selline aeg andnud eelsõitude põhjal muuseas teise tulemuse, nii et igal juhul kindla finalistiga siin tegemist ja kes see teine, Charlotte Pree, kes ka tugeva sõidu tegi 3.42,4 ja kolmas selles eelsõidus Merilin Lindre, nii et Eesti tütarlapsed seda sõitu nii-öelda ruulisid siin. Sit ready. Attention. Ja tüdrukud said kena ja korrektse stardisid ja nagu näete, siis rahvusvahelise võistlusega tegemist on lätlannad, leedulannad ja loomulikult erinevate Eesti sõudeklubide esindajad. Taas võrdlus mullusega, mis toimus 2017. aasta Alfal. No viimane finaali viinud aeg, üks lätlanna 3.58,2. Nii et vähemalt seda aega, ma usun, tuleks rihtida alla 4 minuti aega kindlasti, et finaali pääseda
ja kõige nobedam oli eelsõitude põhjal mullu Liisa-Maria Lääne 3:36,9. Ja vaadates nüüd protokolli, no kes selles sõidus on, kes ka eelmisel aastal kaasa tegid, no jääb siit silma Helene Dmitrijevi nimi, Viljandi sõudeklubi esindaja, eelsõidus sõitis välja 3:57,4, aga olen enam kui kindel, et ta selle aja täna võiks ka üle sõita. Ja kui me vaatame finaali, mis toimus siis selle vanusegrupi finaalsõidus mullu, siis võitis Annabel Aron, tema Pärnu sõudeklubi esindajana 3:33, oli vaja finaalis kulla toomiseks pingutada, aga üsna napilt Liisa-Maria Lääne talle toona kaotas vaid 30-ndikuga ja Daugavpilsi esindaja Diana Bulaša lätlanna 3:37,2. Ja kui me vaatame viimase finalisti aega, siis oli see 4 minutit ja 5 kümnendikku. Nii et selline tase igal juhul eelsõitude aegade põhjal ei oleks edasi viinud, aga on jah sportlasi, kes siis eelsõidus pingutavad meeletult, et sinna pääseda ja finaaliks püssirohtu ei jätku, aga on loomulikult neid, kes taktikaliselt planeerivad, on füüsiliselt tugevamad ja suudavad siis eelsõidus niimoodi jõudu jagada, et finaal teha kiiremini, ehk et siis selline nii-öelda negatiivse splitiga efekt. Ja kes meil juhtimas, no Kvoda Pauvaitse on seda sõitu kindlalt hetkel juhtimas, 12 meetriga on ta Ugne Šuküte leedulanna ees hetkel siis juhtimas ja nüüd jääb umbes 200 meetrit lõpuni sõita, nii et tublit tööd teeb Kvoda Pauvaitse ja on jõudmas kohe-kohe lõpusirgel, nii et siin tuleb ka päris tugevalt see taseme vahe välja. No nii võimas võib-olla siis isegi eelmises sõidus ei olnud see selline võistlejate vaheline tase nagu siin, aga noh, samas ei maksa ka nüüd eelsõite üle tähtsustada ja kindlasti on finaalsõit see, mis siis eraldab nii-öelda terad sõkaldest ja alla 100 meetri on jäänud nüüd Kvoda Pauvaitel finiši sirgele jõudmiseks ja siin siis hetkel liikumas tugeva liidrina see vahe lähimate jälitajatega aina kasvab, teisel positsioonil Ugne Šuküte ning kolmandal ja üsna võrdselt seal siis Janerin Nõmsalu, kes kõige tugevamalt seda sõitu alustas ja on ka veel kindlasti seal tublisti pillil, aga 3:44,7 on siis Kvoda Pauvaite aeg ja järgmisena lõpetab Ugne Šuküte 3:48,6 ja selle sõidu kolmas on Janerin Nõmsalu 3:51,6. No Helene Dmitrijev 3:52,3. Sit ready. Attention. Ja äsja nägime startimas tüdrukute B-vanuserühma finaliste. Tegemist on 15-16-aastaste noorte sõudelootustega ja hetkel siis on näha lätlanna Magda Pušat, kes on oma paadi nina kõige teravamalt starditõmmetest välja pistnud ja liigub tema siis numbri alt 11. Aga kuidas seal tagapool mäng käib, no kindlasti Ugne Šukütet peame siin valvsalt jälgima, sest et ka tema on kindlasti selle sõidu üks favoriite. Küsimus on, mida suudab seal Kelly Järvoja, kes võitis teatavasti eelsõidud aegade põhjal ja kui eelmise aasta protokolli vaadata, siis selles vanusegrupis võitis Annabel Aron, kes on nüüd liikunud järgmisesse gruppi. Oli toona teine Liisa-Maria Lääne, Diana Bulaša aga kolmas. Nii et sisuliselt on võimalik öelda seda, et troon on vaba ja uued alfastaarid on selgumas. Põnev sõit on, no Kelly Järvoja tõestab, et eelsõidus välja sõidetud aeg pole olnud juhus. Ta liigub masinal number 8 väga elegantselt ja
kaamerapilt on ka hetkel Kelly tegemisi jälgimas. Tegemist on Pärnu sõudeklubi tütarlapsega ja tema stiilinäide ja kõrval kaamera jälgib ka Charlotte Preed, Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindajad. Masinal number 9 ja kaotust ka 9 meetrit, nii et mitu 9 käib siin läbi. Mida suudab Merilin Lindre? Masinal number 7 ja Merilingi on medalimängus sees. Seda võib praegu igal juhul ennustada, kui Kelly Järvoja edumaa lähimate jälitajate ees kasvab ja pärnulanna on võtnud nõuks nüüd oma teed minna. Alla 400 meetri on jäänud seda põnevat sõitu sõita ja päris huvitav selline faalangsi kujuline paatide pilt on hetkel siis helesinilisel ekraanil ka vastu vaatamas, nii et põnevaid kunstilisi elemente annab ka veel siin sisesõudmise maailmas niimoodi joonistada. Aga see on juba jah sportlaste teema, nagu me siin näeme. Ja Kelly Järvoja on minemas oma teed, on võimsad liikumas ja kas suudab ka veel lõpu eel natukene tempot tõsta, selles on küsimus. No Charlotte Bree teine koht tundub ka juba olevat päris kindel, aga no mis hakkab nüüd toimuma seal 3.-4. koha konkurentsis? Palun väga, Eliise Tammi või Merilin Lindre või hoopis Kouda Pauvaite, Janeril Nõmsalu. Selles on küsimus, see tuleb väga põneva lõpuga sõit, aga igal juhul praegu on selge Kelly Järvoja tugev esitlus. Saab tõeks tõenäoliselt alvavõistluste kuldmedal. Charlotte Preet ei ohusta ka enam keegi. Kui kõik läheb temale plaanipäraselt ja ta suudab lõpuni niimoodi pingutada, aga igal juhul on väga põnev finaalsõit käimas ja mis toimub 3.-4. koha konkurentsis. Kas Janerin Nõmsalu, kes on nüüd tõusnud tagant, suudab pronksile end sõuda? Tundub, et siiski mitte ja võit, see kuulub Kelly Järvojale 3.36,1. Palju õnne võitjale, tema järel Charlotte Bree 3.40 ja kolmandana Eliise Tammi 3.41,3. Nii et ilusad sõidud siit tütarlaste poolt täna